Nüüd aga liivarajalt asfaldile. Rapla kardirajal sõideti HEPA ja rahvasprindi karikavõistluste järjekordne etapp, kus oma võimeid tuli võrdlema rõõmustavalt palju osavõitjaid. Raplas tehakse tavaliselt kevadsuvise hooaja avalöök ja oled sa selleks valmis? Katsetame esimene kevad kuulutajad on esimesed välja tulnud ja see on alati olnud selle väsinud talvete sõitudest. Kõik tahavad ka suvist päikest ja meeleolu tunda ja sõitma tulla kohe. Ja sellega ürituse algus on päris rahvarohket, on ligi 70 osavõtjat, mida annab kokku ajada sellisel ajal. Rõõmu teeb see, et sinu põhiklassis 4 PD-klassis on väga toredalt osavõtjaid. Ja paraku on lihtsalt veel juurdegi tulnud veel. Kuskilt on ikkagi kosunud kõik see aeg. Ja see talv nagu ta on. Talv oli väga palju, et ilmastik oli selline, mis hoidis järved ja kõik jää all. Ja päris tuli kas kuni 30 võistlust tuli isegi talve jooksul ära. 1 kilomeetri pikkusel asfaldiringil sõideti kõigis 7 arvestusklassis 3 sõitu, millest arvesse läksid 2 paremat. Kõige rohkem osavõitjaid oli üle 1600 kuubikuliste klassis, kus alla 1 minuti 50 sekundi suutsid sõita vaid 2 meest. Teise ja 3. vooru võiduga kuulus esikoht Aiko Aigrole, sealjuures 2 parema ja vahe oli tal vaid 1/100 sekund. Teine oli Taavo Tigane ja 3. Tõnis Krass. Kuni 1600 kuubikuliste klassis võitis kõik 3 vooru Ago Onton, teine oli Enn Sups ja 3. Enn Kasari. Sportautode klassis näitas väga head kiidust alles 15-aastane Allan Popov, kes 2 voorus 5 parima aja juba 1:45 peale. Noorte tavaklassis oli kiirem Mirko Kaunis. Kui kiiresti üldse kannatab sellel rajal sõita? Kellele kuulub mitteametlik rajarekord? Mitteametlik rajarekord kuulub meile kuulsale krossisõitjale, kes sõitsime enam-vähem ühte aega. Meie vahe jäi 0,2 või 0,3 sekundit, selle nimeks on Juss Laansoo. Naistest sõitis päeva parima aja välja küll Sirje Potissepp, kuid 2 vooru summas tuli tal ometi tunnistada Kati Riidaku paremust. 3. oli Inger Tuur. Moossaliiga esikolmik oli seekord Marko Kukuškin, Rene Ukareeda ja Kalle Kruusmaa. Nelikveoga autode tosina mehe hulgast paugutas Helmet Palm kohe avavoorus 1:41,64. Kuidas ta ise seda hindas? Helmet, kui enne sõitu rääkisime prognoosidest, et siis sa väga optimistlik ei olnud. Kuidas sa nüüd pärast tulemuste teadsaamist räägid? Ma lootsin kuskil 1:42 või 3, aga paraku oli natukene veel paremgi. 1:41 tuli esimene sõit ja selle kohta võib öelda, et päris hea. Selle ikkagi jaheda ilma kohta. Just, et raja äärast võib veel lumehangesid leida. Täpselt on, et isegi lund on näha veel raja peal. Sa ise arvad, täna esimese vooru põhjal 1:41 annab lootust, et tuleb veel paremat? Paraku tahaks ikkagi selle 1:40 piiri ületada. Et siis oleks väga rahul. Järgmised voorud jäid küll aegade poolest aeglasemaks, aga konkurents oli tasavägisem. Rain Rannala võitis küll 3. vooru, pidi aga kokkuvõttes leppima siiski Helmet Palmi järel 2. kohaga. 3. oli Virgo Arge, edestades kõige napimalt Anti Kangrut ja Kunno Kägu. Reserv ilmselt on, aga kui kiiresti siin raja peal üldse võib sõita ja kui kiiresti ise oled sõitnud? Paraku kõige parematel aegadel, kui on ilm ja kõik rehvid ja kõik sobinud, siis on saanud sõita isegi 1:37,8-ga. Nii et veel on väike varu, 3-4 sekundit. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast. Mootorite maailmas kohtume taas järgmisel laupäeval. Seniks kõike head!